Meil algab siin 5. päev. Alustuseks väike Öskemeni ekskursioon ja siis lähme tagasi rongi peale. Oli või? Läksid neile siis? See on küll väga vale koht, kuhu me sattunud oleme. Sellest, kus selleks punast jama üles pannati? Muuseumis filmimise eest tuleb maksta 2000 kohalikku. Siin linnas on 400 000 inimest, siin on 2 muuseumi, see on neist suurem. Selline kultuurne linn siin. Eelmises kohas pildistati meile ennast. Väga põnev. Так, следующее. Неолит, 10-3 тысячелетие до нашей эры. Так складывается и раскладывается. Почему? Siin linnas on elanik on umbes pooleks venelased ja kasahhid ja seda mõju annab siin nagu näha. Ainus terve mõistusega laps on heade vanematega on värvinud seda pilti. Ma ei tea, mul küll plika toob joonistab kalu näiteks ja kandilise issi vaatad, et noh. Молодцы, улыбаемся. Так, хорошо, еще раз. Igas ruumis vaatad sisse, istub 2 tädi, istub arvuti tagana. Liiga palju inimesi pole vaja. 2 piisab. Ametnikke oli rohkem kui eksponaate. Küsisime, kas see maja on ka muuseum, öeldi, et see on muuseumi office. Mis tähendab, et neid töötajaid on selle 4-toalise muuseumi kohta siin veel suur maja täis. See tundub mingi selline sotsiaalne projekt. Kui siin provintsis mingid muuseume külastada, siis tasub ootused ikka väga madalal hoida. Need on lihtsalt mingid nõukogude ajast jäänud asutused, mis lihtsalt opereerivad. Paksul on kalda sitte minna. Pikalt. Nagu see riik ikka, kõik on kaugemalt ilus, lähedale tulles on niisugune natuke lagunenud ja tegelikult mitte kivist, vaid kumisevast mingist materjalist. 8 meetrit pikk. Sükseid meil Eestis küll ei ole. $135. Ikka see on ikka investeering, ikka maksus. Hästi tehtud lambašašlõkk on ikkagi selle riigi kõige parem toit. Et selline mõnus pehme, sibulad kõrvale, äädikat natukene ja see on vaieldamatult kõige parem asi, mida siin riigis saab. Õhtu käes ja taas rongile. Sõidame jälle nüüd 12 tundi, see on natukene kiirem rong. Ja 12 tunni pärast hommikul kell 7 oleme tagasi Astanas.